Tere tulemast Tantsupeo muuseumisse. Meid ei ole väga palju. Asutajaliikmed Angel Arlaste, Egil Toppi, Anneli Arlaste, kes on hetkel Karksi-Nuias, mina Ülo Luht ehk Tantsupeo muuseumi liikuv museaal. Meil on väga hea meel, et te olete siin oma näitusega. Niimoodi saame ka meie osa suurest projektist 75 aastat suurest põgenemisest. Jah, meil on tõeliselt hea meel, et sellised inimesed, kes on kaugel olnud, siia tagasi tulevad. Meile on tulnud suured varandused just raja tagant, rahvarõivaste näol. Meil on tohutult hea meel, et me saime sellel suvel 7. juulil korraldada Vabaduse platsil siis väliseesti tantsukollektiivide peo. Ja meil oli siin samas ruumis salakõrts, kus toimus salajasi asju ja salalisi jutuajamisi, mis oli samuti väga tore. Nüüd saab sõna projekti juht Ivi Saiedova. Aitäh. No, mina olen juba siin käinud mitu korda ja esiteks muidugi ma tahaksin tänada väga ÜEKN-i poolt, see tähendab ülemaailmse Eesti Kesknõukogu poolt, et Angela, ka sina oled sellest osa võtnud, et see asi saaks siin toimuda. Tahan tänada väga Evelini, kes on mulle nii palju kaasa aidanud ja tõi siia selle projekti. Tegelikult see on ju sinu üks väljamõeldis, eks ju? Jah. Nii et selles mõttes on väga tore, et siin see näitus on ja ta rikastab kahtlemata meie tervet, ütleme 4 või 5 päevast üritust, mis toimub siis Tallinnas ja ka mujal Eesti linnades, vähemal määral muidugi. Nii et mul on tõeliselt hea meel, et me oleme siin kõik koos. Angela on teinud ja teeb väga palju tööd väljapool ja õpetanud niivõrd palju küll Ameerikas, küll Riias, küll Tšehhis, küll Londonis ja nii edasi. Ma või Peterburis olid ka eks ju käinud. Nii et mitmetes koolides Eesti rahvatantsu. Ja meil kunagi hakkaski see projekt peale, ma arvan, et see oli kas 2004, kui käisid Prahas ja õpetas Eesti rahvatantse. Ja siis me tegime isegi projekti, mis oli teadusprojekt Tallinna Ülikoolis koos. Nii et me oleme pikka aega koos olnud ja sellepärast ehk võib-olla on ka meil hea kontakt praegu. Aitäh! Meie näitus on tegelikult lahti kuni 1. detsembrini ja me organiseerime siia kindlasti hästi palju tantsukollektiive, me räägime ajalugu ja kui te vaatate selja taha korraks, siis seal siis siia toodud näituse taga on ka natukene teist näitust. See toetab veel seda esimest, seda Londoni ja Ernst Idla poolset näitust, et seal on siis need aastad, mis toimetati siin kultuuriliselt, esimesed Eesti mängud ja teised Eesti mängud, mis olid tegelikult nende samade inimeste suur töö. Ja siis toimus see, mis toimus ja nüüd me oleme jälle tagasi, et jah, et Ivi, sul on õigus, et suur aitäh koostöö eest. Me võtame alati vastu. Muide, ma unustasingi öelda, et tegelikult oli see näitus kõik üleval Rahvusmuuseumis ka Prahas, nii et me Angelaga saime niisuguse lepingu ka tehtud, nii et ma soovitan palavalt tagumine rida, mis kõik on, et ta on ilus ja stendi peal. See, et see näitus siin on, see, et muuseum siin on, valge mees tule tagasi välja. Jüri Urb on see, kes meil laiab. Järgmisena on Kultuuriministeeriumist Anneli Reima. Ja mina olen Anneli Reima, töötan Kultuuriministeeriumis ja üheks selleks valdkonnaks, millega ma tegelen, on ka eestlased välismaal ja just kultuuriseltsid ja kõik see, mis seondub tegelikult rahvuskaaslaste poliitikaga.
ja mul on nii hea meel, et tegelikult see teema on tõusnud üha rohkem ja rohkem ka nii-öelda kodueestlaste huviorbiiti ja see, mida tegelikult eestlased teevad välismaal, kuidas hoitakse eesti keelt ja kultuuri, see teeb südame meil kõigil väga soojaks ja kõik need lood läbi selle, kuidas on hoitud Eesti rahvatantsu traditsioone, kuidas on Eesti koorilaulu liikumine tegelikult väga laiapindne erinevates riikides, siis see annab meile siin väiksel Eestimaa pinnal, kus me elame sellise tunde, et me oleme ka suured, me oleme igal pool ja need eestlased, kes elavad kodumaast kaugel, annavad tegelikult väga suure osa ka meie kultuuri, ka meie majandusse, ka meie poliitilisse ellu, sest et need poliitikud on ju mitmeid korda, eks ole, kes meid kusagil parlamendis esindavad või ka valitsuses käivad ju külas teistes maades ja kui me teeme ka näiteks kultuuriüritusi teistes maades, meil on üks selline tore programm nagu Eesti kultuur maailmas, siis alati on ka väliseestlased need või need eestlased, kes elavad välismaal. Nad on need, kes teevad meile uksed lahti, kes aitavad meid. Et see, et me hoiame kokku ja see, et me räägime sellest, kui oluline hoida oma emakeelt ja oma kultuuri, see teeb meid võrratult rikkamaks, see teeb meid suuremaks ja teeb südame soojaks. Ja just see kokkukuuluvustunne, kas läbi tantsu või laulu, kirjanduse, filmi või muusika, on see, mis hoiab meid koos. Nii et aitäh teile selle kena näituse eest, aitäh selle eest, et see tantsupeo muuseum siin olemas on. See on meile väga oluline. Ja väga tihti võetakse ka, et terves kehas terve vaim, et tegelikult see tantsukultuur hoiab meid ka virgena füüsiliselt ja vaimselt. Nii et palju edu teile ja kõik see, mis toimub ka teistes riikides, olgu see siis Rootsis või Londonis, Suurbritannias, et seda me tahaks meeleldi näha, et neid näitusi oleks siin ikka veel ja veel, mitte ainult 75. aastapäeval pärast suurt põgenemist, vaid igal aastal. Aitäh, Angela! Jah, suur tänu! Sina oled väliseesti tantsukultuuri nii kaua uurinud ja see on tõesti imetlusväärne töö, mis sa teinud oled. Aitäh sulle, Evelin, kogu selle maailma. Ja siin on Ernst Tihla seltsi esindaja. Siis suur tänu ka teile, edu jaksu, me imetleme neid kauneid. Aitäh teile ja kõike ilusat teile ja me kohtume kindlasti nende päevade jooksul. Angela, ma mõtlen, ma räägin teiega. See on kingitus ülemaailmse Eesti Kesknõukogu poolt teile. Nagu näete raamat, mis anti välja Eesti riigile kingituseks Eesti riigi 100 aasta juubeli puhul. Aga see on nii suur juubel, sa tahad püüd seda kogu aeg. Nii et ikka ja jälle. ÜEKN loodi 1954. aastal New Yorgis eesmärgiga vabadusvõitlus Eestile. Sellega ühinesid siis Kanada, Rootsi ja Austraalia. Ja tänapäeval on muidugi see eesmärk natuke muutunud, Eesti on taas vaba, aga eesmärk on ikkagi eestluse säilitamine, eesti keele, eesti kultuuri, Eesti traditsioonide säilitamine edasi, nii et meil on 11 liikmesmaad tänapäeval. Nii et palun. Suur tänu. Ja õnne. Ja. Mul on veel üks. Ja Anneli Reima, te olete peaaegu meie ausliige. Nii paljudes ürituses osa võtnud, nii palju tegevuses osa võtnud, alati seal. Kena. Näoga, abivalmis, jõuga ja nõuga. Aitäh, ma alati seal, kus maailma äratab mulle vastu. Nii et palun teile kaasa. Aitäh teile. Aitäh siis kõigile, kes te olete tulnud siia, et mina olen siis Evelin Sennet ja meil on siin Londoni Eesti Seltsi poolt tehtud koos Estonian Foxiga näitus Eesti Rahvaliidud Londonis. Aga tänase päevaga nüüd oleme selle võtmeküsimuse pannud natuke teise formaati, kuna on 75. aastapäev suurpõgenemisel, siis Aile Eestud oli üks neist, kes siis põgenes Eestist
Saksamaal ja seejärel Londonis elas ülejäänud elu. Aili Eistad oli peaaegu pool sajandit oli Eesti rahvatantsude õpetaja Londonis ja seetõttu me oleme talle väga tänulikud, et ta selle Eesti rahvatantsu hoidis üle Londonis, kui Eesti oli okupeeritud. Aga mis ma tahaksin rääkida veidi teile oleks just, et Aili Eistrad tegelikult ju Eestis, kui ta põgenes, oli ta 21-aastane ja ta õppis Tartu Ülikoolis kehakultuuri ning neil oli plaanis Ullo Toomiga, et tema saab olema üks nendest õpetajatest seal Tartu kandis. Ja temal oli suur idee selle rahvakultuuriga just Eestis ning 1944, kui Tartu Ülikool pandi kinni, siis ta sõitis Tallinna just 2 nädalat enne märtsi pommitamist. Ja ta räägi natukene, kuidas ta siis seal tegi, et ta oli seal õe kaudu sai tööd haiglasse, mis osutus Saksa sõjaväe haiglaks ja siis ta sai seal tööd, ta oli sekretär. Sellepärast alguses taheti teda panna tööle üldse arstiks, mille pärast, et kehakultuur asus arstiteaduskonnas ja öeldi, et ahah, paneme teid siis arstina tööle, aga õnneks ta ikkagi oskas ka kirjad klaviatuuri, et seepärast sai ta tööle sekretäriks. Aili Eistadist veel nii palju, et ta on praegu 98-aastane, elab Londonis. Just rääkisin ühe prouaga, kes rääkis, et Aili Eistad endiselt kimab autoga ringi, nagu ma näitan kohe teile ka videos. Ta igapäevaselt suhtleb Skype'is, nii et on igati tarmukas ja vahva huumorisoonega proua. Temast ma mäletan 2 vahvat tsitaati. Üks on neist see, et õige Eesti naine kannab 8 mütsi ja 8. müts on kemmergus käimiseks. Ja teine tsitaat oli siis, mida alati Ullo Toomi rääkis talle, et tantsima peab sisemise pingega. Need on 2 asja, millest mina alati mäletan Aili Eistradi. Aga me tegime Aili Eistadist ka filmi ja teisest prouast Ida Lemsalu, kes on samuti veitsa aasta 2 noorema Aili Eistradist, samamoodi hoidnud eestlust. Nende film on mul siin teile näha, et saate natuke rohkem aimu, kuidas nende elu toimub Londonis. Ja aitäh tulemast siia. Meil on seal külaliste raamat, meil on seal Aili Eistradi album, kus te näete, kuidas ta seal on hoidnud eestlust ja meil on siin 2 rahvariiet, 2 muud riiet poiss-tüdruk nähtaval ning Eva-Liisa seal, kes kannab Aili Eistradi kingitud rõivaid. Et näete kohe elus ehedalt, kuidas siis Aili Eistradi rõivad on kantud nüüd siin Eestis. Et enamus rõivad, mis Aili Eistrad tegi, on tehtud mälu järgi. Seisa korraks veel palun. Ja riided olid tegelikult, need bluusid olid haiglatest, haigla voodilinadest tehtud. Pärast sõda polnud nagu palju võimalusi tegemiseks. Samuti pitsid olid mõnikord valge niidiga, aga oli vaja punast, värviti vildikaga üle. Ikka tehti, et leiutati asju välja. Või siis meil on üks seilik, mis on siis tehtud klaveri kattest näiteks. Kohtusid Aili Eistrad ja siis noored tantsuinimesed Eesti saatkond oli see, eks ole. Saatkonnas ühe laua taga ja Aili rääkis oma lugu. Missugused rõivad olid parasjagu nendel noortel siis kanda. No need olid tegelikult aukus ja ei olnudki üldse sellise hea väljanägemisega, eks ole. Ja noored mõtlesid, et mis asja nendele nüüd siis antakse nagu siis kanda tantsides, eks ole, ilus ja puhas ja korras kõik. Ja kui Aili hakkas kõnelema sellest, missugune, kuidas need rõivad siis olid saadud, kuidas naised siis püüdsid vaikselt kõrvale panna linad, kuidas meestel tuli siis inglise nendest
mereväe kostüümides tulid meeste jakid, et kuidas need kõik õmmeldi käsitsi, siis meie vaatasime noortele otsa ja need tõesti need silmad olid õnnelikud, aga samas ka kurvad. Sellest algaski suur tähelepanu vanade rõivaste poole, mille üle meil on me oleme tohutult õnnelikud. Ühest sellest kohtumisest sündis midagi uut kvaliteeti, et hakati otsima ju neid vanu rõivaid. On ju nii, eks ole, Evelin? Yeah. Ja need vanad rõivad on nüüd, neid on rohkemaks saanud, rohkemaks kui tantsurühmas üldse kasutusel oli. Nendest on tulnud ka need näituse idee. See otsimine võttis aega ikka üle aasta ikka, me otsisime ikka igalt poolt. Et otsisime vanu tantsijaid üles, kes kandsid, kes olid unustanud oma koju mõne riidesele. Ja siis saatkonnas käisime küsimas ja leidsime sealt jälle uusi ja keegi tuli, ütles meile ise, et me leidsime enda kapis kogemata jälle, et ja lõpuks saigi see 7 komplekti meil kokku. Et see tegevus, selline kas või kogemata kokkujuhtumine, kogemata nagu kõnelemine sünnitas hoopis mingit muud erilist asja. Ja muidugi, mis veel meile on kõige parem nagu öelda on see, et Aili Eistrat kinkis meile selle pottmütsi, mida ta Ullo Toomilt oli saanud, kui Ullo Toomi oli minemas sõjaväkke. Oli siis selle musterrühma kogunemine Ullo Toomi juures kodus ja Ullo arvas, et tagasitulekut ju ei ole. Ja oli kõik oma rõivad ära jaotanud, mis tal seal siis kodus olid. Ja Aili ütles, et selle pottmütsi juurde kuulus ka tegelikult üks kleit, aga kes selle kleidi endale sai, tema enam ei mäletanud. Aga minemisel, kui oli sinna ära põgenemine, ta võttis kaasa selle pottmütsi. See on Ullo Toomi vanaema pottmüts. Ja vanaema, kui vana ta siis oli, ei tea, aga Ullo Toomi iseenesest on sündinud 1902. Ja kui nüüd hakati arvestama, et kui vana see pottmüts siis tegelikult on, võib-olla 1860 kuskil on see vanaema selle pottmütsi saanud. Ja meil on ka hea meel olnud ja me oleme teinud koostööd Käsitööliiduga, et Käsitööliidus on see pottmüts olnud väljas. Siin on praegu Liivi Soova, kes on Käsitööliidu, kuidas su pealkiri on siis nüüd, juhataja. Ja kunagi asutaja juhataja, ma olen nagu noorematele andnud üle, aga ikka nõustajana edasi. Et on olnud ka see pottmüts nagu laiemalt nagu nähtav Eestimaal ka ja mõnes muuseumis on juba väljas olnud see, et me hoiame seda varandust veel suure hea meelega ja ma ei tea, kohe klaasi alla paneme, aga me plaanime teda ikka näidata ka mööda Eestimaad. Et aitäh teile veel kord. Aitäh. Et te meid hoiate siin. Sina nüüd juhatad sisse vist, jah? Jah, nüüd on Illa Eesti Selts, see on siis teine muuseum, mis on teine näitus, mis on Londoni näituse kõrval. See on siis siinpool ääres. Tere, minu nimi on Kai Randrüht, olen Iidla Eesti Seltsi esindaja ja ma tahan teile lihtsalt öelda, et Ernst Iidla ja Ullo Toomi olid sõbrad ja töötasid koos. Nad töötasid koos, kui te tunnete Tallinna linna Kino Kosmose kõrval on üks hoone, Kalevi spordiseltsi maja. Seal oli võimla ja seal nemad tegid koos võimlemist ja rahvatantsu. Ja siis tuli põgenemine. Me näitaksime teile siis neid väliseestlasi, kes põgenesid ja kuidas nad võimlesid. Aasta on 1948, lootsid kõik tagasi saada. Ja selle video saatel ma loeks mõned nimed ette nendest pagulastest, kes hoidsid oma tuju kõrgel ja pagulaste laagris Stockholmis võimlesid koos Ernst Iidlaga. Arvo Tiidus, Evelin Koop, Ingrid Laane, Thea Tarjus, Leida Leesment, Triin Kandre, Maret Rajamaa, Anne Reintam, Olev Mikiver, Aino Hellat, Ilmar Toigre, Heinrich Laretei, Voldemar Varik,
Aino Kask, Harri Kiisk, Vello Pekomäe, Olav Johansson, Aime Rosman, Eevi Jõgi, Emmi Tõkke, Olav Roots, Kalju Kõks, Celia Uhke Aumere, Theresa Rei, Priit Hallap, Marje Parikas, Els Vaarman, Jaan Latik, vaimulik, Rein ja Ella Tööring, Ernst Iidla õde abikaasaga, Johannes Rosentrauch alias Kandle Juss, Karl Iidla, Ernst Iidla vend, Ingrid Iidla, Ernst Iidla tütar, Daisy Iidla, Ernst Iidla abikaasa, tütar, Leida Iidla, Ernst Iidla abikaasa ja Ernst Iidla ise. Kahjuks on see säilinud ilma helita, aga me sooviksime teile näidata rekonstruktsiooni. Me oleme pannud heli juurde. Meil on päris elus 4. põlvkonna Iidla võimlejad siin, kes on nõus näitama, kuidas see muusikaga välja näeb. Kas te olete aru saama, et nii kerge ei ole tagasi pöörduda Eestisse ja temaga koos pagulaslaagris, et meeleolu tõsta oli 240 inimest ühinenud et võimelda ja tantsida vanu rahvatansse. Vanad rahvatantsud olid kõik kaasa võetud Ullo Taumi seaded. Ja nad kohe andsid esimesel pagulasaastal juba kontserti, aga nad läksid ka Lingiaadile, mis oli 3 aasta pärast. Ja kuna Lingiaadil oli palju riike, see oli rahvusvaheline festival Stockholmis, siis tekkis küsimus, millist riiki nemad esindavad. Ja kõik olid segaduses ja Ernst Iidla kirjutas oma võimlejatele nõuandeid, kuidas käituda rahvusvahelisel festivalil, kui justkui päriselt enam Eesti riiki polnud olemas.
kallid võimlejad, kes te oskate võõraid keeli, abistage kõiki festivalist osavõtjaid, kes keelega hakkama ei saa, tänaval, trammis, bussis, igal pool, kus teie nendega kokku puutute. Kõikides riikides on pagulasi ja teie suhtumist Rootsi riiki võetakse kui teie kaasmaalaste suhtumist nende asukoha riiki. Rääkides Eesti võimlemisest, olge tagasihoidlikud, ärge tehke maha Rootsi ja teiste riikide võimlemist. Las teised hindavad meie tööd. Seletage, et meie võimlemise siht ei ole mingil juhul saavutada füüsilisi prestatsioone, vaid kasvatada vaimselt ja füüsiliselt terviklikku inimest. Idla kohta võib-olla veel need rõivad, mis te näete. Need rändasid koos Idlaga 44. aastal siis Rootsi ja 2 nädalat enne suurt tantsupidu tulid nad Rootsist tagasi. Nad on nii hästi hoitud kõik selle aja siis Idla õe poolt ja te võite raamatust ka vaadata, nad on olnud Estonia teatris nendes rahvuslikes ballettides kasutusel. Et me oleme jälle Tantsupeo muuseumiga nii rikkad ja nii õnnelikud, et me saame hoida sellist varandust ja samas ka anda ka, nagu, ka edasi ka Käsitööliidu poole, et vaadake, et need on siit läinud sellel ajal hoitud, et võib-olla seal on midagi sellist, mida praeguses hetkes me ei oskagi nagu näha. See on üks ajalooline lugu jälle. No nii, nüüd Jüri, meie peremees pakub teile täitsa oma käega mulgiputru, olge lahked ja õhtusööki, õige eestlase õhtusööki.